Tere! Vähe meid on, aga Jumal on kohal. See on kõige tähtsam, et me ei ole tulnud üksteisega kohtuma, vaid oleme tulnud kokku saama Jumalaga. Ja ühtepidi, teistpidi jälle ei imesta ka. Esimesed ilusad, natuke päikesepaistelisemad, soemad õhtud. Ei imesta, et keegi tahab õues olla. Aga me oleme täna siin Jumala sõna juures ja oleme osa saamas temast ja tema ligiolust. Laulame ülistuslauluks paar laulu ja täname Jumalat selle eest, et tema helduse arm on meid täna katnud ja et me oleme siin tema palge eest täna. Olla su tunda su ligiolu, olla su see muudab olla su tunda su armastus olla su see rohkem su sarnase, rohkem su moodi, rohkem su sarnase, puhan muutuda. Rohkem su olla sulle tunda su armastus su olla sulle see muudab rohkem su rohkem su moodi, rohkem su sarnaseks tahan muutuda. Rohkem su sarnaseks, rohkem su su sarnaseks püha Jumal saab olla su lähedal, tunda su ligiolu, olla su see muudab see muudab see muudab
siit su käte peal. Mind hoia langemast, kõik soovin veel kord hüljata ja kuulda, et su sõber ma igatsus vaid sa, mitte keegi muu ei asendada sind või ma. Mu haavad täidad armuga, aita leida tee sinu juurde veel. Sind igatsen, sind vajan üksnes Jeesus. Sind igatsen, teada, et oled siin. Sind igatsen, sind vajan üksnes Jeesus. Sind igatsen, teada, et oled siin. Siit su käte peal mind hoia langemast, kõik soovin veel kord hüljata ja kuulda, et su sõber ma igatsus vaid sa, mitte keegi muu ei asendada sind või ma. Mu haavad täidad armuga, aita leida tee sinu juurde veel. Sind igatsen, sind vajan üksnes Jeesus. Sind igatsen, teada, et oled siin. Sind igatsen, sind vajan üksnes Jeesus. Sind igatsen, teada, et oled siin. Teada, et oled siin. Teada, et oled siin. Halleluja, 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 halleluja. Isa taevas, me täname sind selle eest, et sa oled hea. Ja me palume Jumalat, sinu ligiolu võiks täna meid õpetada. Su ligiolu võiks täna meid muuta, vabastada, juhtida õigele teele. Ja siis me palume, et sinu sõna võiks olla avatud meile. Jeesuse nimel, aamen. Aamen. On täna
kindel plaan rääkida Jumala vaimust ja vaimuannetest ja sellest üleloomulikust elust, mida Jumal on meie sisse andnud. Ja kindel on nagu see, et me ei ole selles asjas seal, kus Jumal tahab, et me oleksime. Selle kohta võib päris kindlasti öelda, et see nii on. Ja sellel on 2 põhjust. Esimene on see, et paljud inimesed ei tea, et see on üldse kättesaadav. Ja koguduskirik üldiselt laiemalt ei ole seda niimoodi rõhutanud. Ta on keskendutud rohkem inimlikule jumalateenistusele, intellektuaalsele ehk siis mõistuslikule arusaadavale asjale. Aga kiri ütleb, et evangeelium ei ole sõnades, evangeelium on väes. Tähendab, me oleme oma ajaloo ja oma asjaga sellise koha peal, et me ei saa endale lubada lihtsalt tühja filosofeerimist. Meil on vaja resultaat. Meil on vaja läbimurdeid, meil on vaja lahendusi, meil on vaja vabastumisi, meil on vaja imelisi sekkumisi. Me ei saa enam edasi teistmoodi. Lihtsalt ei saa. Ja me ei ole selles mõttes mingid erilised inimesed, et me oleksime erised rumalad, et kõik teised saavad ja meie ei saa. Vaid tegelikult on üle maailma täpselt sama olukord. Ja ei ole võimalik elada Jumalaga koos või Jumalale ilma Jumalata. See lihtsalt ei ole võimalik. Ja nii nagu ka Uus Testament ütleb meile, et tema on teinud meid võimekateks uue lepingu sulasteks. Ja see on niisugune, kuidas ma ütlen, see on tohutu au kõigepealt olla Jumala sulane, olla Jumalaga koos, aga teiselt poolt on see jällegi niisugune, kuidas ma ütlen, see on väljakutse. See esitab väljakutse kõigile sellele, mis sa oled olnud, kõigile sellele, mis sa täna oled. Ja see tähendab, see nõuab sult, et sa tuled oma maailmast välja. Et see inimene tuleb välja ja tuleb Jumala maailma. Ja see tähendab, et sa oled nõus selle maailma maha jätma. Ja selles osas ma tahaks hästi nagu selge olla. Kui me tahame nagu Jumalaga käia, siis seda varianti ei ole, et me saame Jumalaga käia ja olla selle maailmaga koos. Seda versiooni ei ole olemas. Et me kas ei käi Jumalaga või siis oleme siis koos Jumalaga, siis me ei ole selle maailma versioonis. Sest need 2 on üksteisele vaenulikud ja need 2 ei lepi kokku üldse. Meil on inimestena niisugune tore niisugune arusaam, et me oleme üldiselt nagu päris tublid. Me oleme päris asjalikud ja me saame asjadest päris hästi aru ja nii-öelda kõik muud sellised asjad. See tegelikult päris ei ole tõsi ja ma ütleks päris kindlasti on see, et me oleme ülehinnanud oma inimlikku võimekust. Kohe kindlasti. Ja me oleme alahinnanud jumalikku võimekust täpselt samamoodi. Nii et selles mõttes me oleme kuidas ma ütlen, 2 niisuguse vale heinakuhja vahel olnud. Ja ma mõtlen niimoodi, et me oleme, kuidas ma ütlen, me vajame võib-olla täiesti uut vaadet nendele asjadele, iseenda elule, kõigile sellele, mis selle elu sees on ja kuidas me neid asju üldse peaksime tegema. Ja mis vaade see selline tegelikult on? Ma igaks juhuks ütlen ära, et see kirjakoht, mis ütleb, et me oleme, Jumal on teinud meid võimekateks Uue Testamendi sulasteks, see on 2 Korintuse 3 ja 6. 2 Korintuse kiri, 3. peatükk ja 6. salm. Ja me võime sinna minna, vaatame, mis ta täpsemalt ütleb. Ta ütleb, et ta räägib siis, et korintlased, te olete meie kiri kirjutatud mitte käsu või kivilauakestele nagu tahvlitele, nagu tollel ajal kirjutati, vaid te olete mitte tindiga kirjutatud, vaid elava Jumala vaimuga, mitte kivitahvlitele, vaid südamelauakestele, südametesse. Ja selline lootus on meil Jumala suhtes, Kristuse suhtes, läbi Kristuse Jumala suhtes. Mitte, et me oleksime iseennastest võimelised midagi tegema või mõtlema, aga vaid meie võimekus tuleb Jumalalt, eks ole, kes on ka teinud meid uue lepingu võimekateks sulasteks, mitte kirjatähe, vaid vaimu sulasteks, sest kirjatäht suretab või tapab, aga vaim teeb elavaks.
Kui kirjatäht tapab ja vaim teeb elavaks, siis asi on nagu üheselt paigas. Nagu ma ütlen, et me räägime täna üleloomulikust ja räägime vaimuandidest ja räägime kõigest sellest, siis nagu ma ütlesin, et meil on kaks nagu piirajat. Ühel pool on see, et kirik ei ole õpetanud meile nendest asjadest ja kirik ise ei ole seda väga palju oluliseks pidanud. Või on õpetanud meile ainult niisuguses üldises versioonis ja ma ütleks, et me oleme kahe nagu vale heinakuhja vahel. Me oleme mõelnud, et meie ise oleme piisavalt võimelised tegema Jumala tööd. Vastus on see, et me ei ole. Me oleme ise võimelised oma pühitsust lõpule viima, me oleme ise võimelised kasvama vaimulikult, me oleme ise võimelised asjadest aru saama. Vastus kõigile küsimustele on, et ei ole. See on pettekujutlus ja mida kiiremini me sellest aru nagu vabaneme, seda parem. Teine võimalus on see, et me oleme, või heinakuhi on see, et meil on õpetus olnud, et seda ei olegi olemas ja see ei ole oluline. Ma mõtlen siis see üleloomulik Jumala vaimuandides käimine. Tegelikult vastupidi, ainult see ongi oluline. Sellepärast, et läbimurded tulevad Jumala vaimust, mitte meie punnitusest. Ja võimekus nendeks läbimurdeteks tuleb ka Jumala andidest, mitte meie väljateenimise või tublidusest või millestki muud sellisest asjast. Nii et siin muidu oleks see asi, nagu Paulus ütleb, see asi oleks sõltuvuses inimlikust võimekusest. Ütleme näiteks minu abikaasa on väga tubli, palju tublim kui mina. Ja siis tema võib-olla saaks selle võimekuse kätte. Aga mina oleksin siis nagu väljapool seda võimekust, sellepärast mina ei ole nii tubli, mitte sellepärast, et ma olen nii laisk ja ei viitsi ennast kokku võtta, aga mõned asjad ei tule mul nii hästi välja kui temal, isegi siis, kui ma ennast väga kokku võtan, midagi ei ole teha. Ja vastupidi on ka. Mul tulevad mõned asjad väga kergesti välja, mis temal väga raskesti tulevad ja nii edasi. Ja nii on üleüldiselt inimese võimekusega. Ja see on põhjus, miks Jumal ei ole pannud oma asjade kättesaadavust sõltuvusse inimese võimekusest või võimetest. Kas sina oled võimekam või sa oled vähem võimekam, kui sa oled loll või tark, oled sa peenike või paks, oled sa vana või noor, seal ei ole rikas või vaene, seal ei ole mingit vahet. Jumal on kõigile teinud kõik asjad ühtemoodi kättesaadavaks. Aga ta on öelnud nagu väga selgesti, et tema ehitab oma kogudust. Siin on mõni inimene, kes kuulub kogudusse. Amen. Siis tähendab, Jumal ehitab sind ja ehitab meid tervikuna ka. Ja Piibel ütleb meile ka Hebra kirjas ja teistes kirjades, et me oleme otse kui elavad kivid ja meid ehitatakse elavaks hooneks, siis Jumala eluasemeks. Ja selle hoone nurgakivi on Kristus ise. Nüüd paned see tähele, selle hoone nurgakivi ei ole minu tublidus. Selle hoone nurgakivi ei ole teoloogia. Selle hoone nurgakivi ei ole haridus. Ja selle hoone nurgakivi ei ole enesedistsipliin, kokkuvõtmine või ma ei tea, samba pühakoks hakkamine või enda ära kastreerimine või saate aru, mida ma mõtlen. See ei ole selle asja nurgakivi. Nurgakiviks on Kristus Jeesus. Aga Kristus Jeesus on Jumala poeg, kes on ühtlasi esimene eksemplar uuest inimrassist. Just. Kui me räägime uuest inimrassist, siis paljudel kristlastel võivad näod pikaks, et mis imelik jutt see selline on. Aga see on tegelikult see õige jutt, sellepärast, et Aadam on alati rassi alustaja. Aadam ei ole kunagi mingi suvaline. Lihtsalt, kes seal on? See on mingi Aadam käib ringi seal. Sama hästi võiks ju olla Kalle või John või Georg. Et lihtsalt nimetame Aadamast. Ei, Aadama nimele on tähendus. Aadam ei ole suvaline Kalle või Georg. Aadam on rassi esimene. Ta on alati millegi alustaja, ta on sissejuhataja, ta on esimene ja Piibel ütleb tema kohta väga selgesti, et ta on esimene suurest pesakonnast. Ta on suure rahva esimene eksemplar. Ja ta ütleb, et ta võrdleb esimest Aadamat, see on 1. Korintuse kiri, kus ta võrdleb 15. peatükis esimene Aadam ja teine Aadam. Esimene Aadam Edenis, kes ämbrisse komistas ja selle asja kõik tuksi keeras koos Eevaga. Mis temaga juhtus? Temaga juhtus see, et tema oli elav hing. Ta oli maast muldne maine, aga teine Aadam on elavaks tegev vaim ja ta on valitseja taevast. Nii et need kaks täiesti erinevat rassi, täiesti erinevat liiki. Ja ma ei hakka seda praegu ette lugema, aga ma ütlen, kodus igaüks võib lugeda 1. Korintuse kiri, 15. peatükis salmist 45 edasi. Sealt on see teema ilusti käsitletud. Aga tuleme tagasi meie asja juurde. Me oleme üleloomuliku võimekusega olnud sedapidi hädas,
et seda ei ole õpetatud, või siis kui on õpetatud, siis on kasutatud teda selleks, et inimesed on nagu palju vinte üle keeranud. Näiteks on olemas nelipühi denominatsioon, nelipühi kirik, nelipühi kirikkond, nelipühi liikumine maailmas ja sellel on väga palju harusid. Ja mitte kõik harud ei ole nagu mõistlikult kahe jalaga maa peal. Osa neist on ikkagi, neil on oma kiiksud. Ja ütleme, on olemas inimesed, kes on võtnud vaimuannid ja keelanud neil vindi üle nii-öelda. Ja nad on nii-öelda, sellest on tehtud kiriku, siis kiriku sisene nagu mingi subkultuur. Et sa pead kindlasti koosolekul istudes lollakalt itsitama, või sa pead ära külmuma ja seisma niimoodi seal või olema mingisugused naljakaid asju. Ma ei ütle, et niisugused asju ei juhtu. Ma olen kindel, et on olemas Jumala püha vaimu poolt antud vabastav naer. Ma olen selles 100% kindel. Aga ma olen väga vähem kindel selles, et ühed ja samad isikud naeravad ennast iga koosolekul tooli alla. Et see oleks nagu mingisugune väga lahe asi, sellest ma küll kindel ei ole. Et ma arvan, et see on tore, et seda üks või teine kord ühe või teisega juhtub, see on okei, aga seda teha koguduse kultuuriks minu meelest see ei ole tore. Ja ma ei näe seda piiblis kuskil. Ma kuskil ei näe, et jüngrid vähklasid naerust põrandal ja osa neist olid külmunud 3 päeva ja ei saanud sõnagi suust ja nendega ei saanud suhelda, seepärast, et nad ei olnud kontaktivõimelised. Nad lihtsalt olid nagu kivikujud paigal ja kuskil olid oma kehast läinud kuhugi. Et ma ei näe neid asju Uues Testamendis. Et teisest küsimuses on see, et aga piibel räägib meile vaimu asjadest väga palju. Piibel räägib meile, kuidas Vana Testamendi kujud on vaimus liikunud, püha vaimu läbi liikunud. Kuidas Jumala vaimu on avanud inimestele asju, kuidas ta on prohvetite peal liikunud, kuidas ta on erineva sõjameeste peal liikunud, kuidas ta on juhtinud inimesi, rääkinud inimeste sees. Uus Testament on täis seda. Terve Uue Testamendi koguduse rajamine on püha vaimu läbi rajatud. Siis, kui naised lähevad hauale Jeesuse ihu võidma ja nad ei leia teda üles ja inglid ütlevad neile, et teda ei ole siin, et mingi öelge Peetrusele ja öelge teistele, et ta on üles tõusnud. Naised tulid ja rääkisid, et need ei uskunud neid. Need ei uskunud. Siis 2 neist läksid hoopis Jeruusalemmast minema, see oli suhteliselt tark mõte, selles mõttes, et ei ole mõtet pendedada seal, kus sind taga otsitakse. Nad läksid ära Emmause teed Jeruusalemmast minema ja Jeesus liitus nendega teel, nad ei tundnud teda ära. Ja siis, kui nad ta lõpuks ära tundsid, kui ta oli neid sõimanud ja sõidelnud tükk aega usmatuse pärast, siis nad tundsid ta leiva murdmisest ära ja siis ta haihtus nende silme eest ära. Ja nad tulid tagasi ja rääkisid teistele jüngritele, et kuulge, me nägime issandat. Ja need ikka ei uskunud. Kas pole Eesti värk täitsa? Ma ütleks, täitsa Eesti värk. Ei usu kedagi ega ei usu mitte midagi. Ja siis tuleb Jeesus ise, ilmub neile uste lukus olles, ilmub Jeesus kohale. Okei? Ja siis ta edasi, seal on see Tooma lugu veel ja Toomas esimene kord ei ole kohal, kui Jeesus ilmub. Ja teine kord, ja Toomas ikka ei usu, kui kõik ülejäänud olid teda ka näinud juba ja tunnistuse hulk kasvas juba nagu mäekõrguseks. Toomas ütleb, kui ma ei saa seda sõrme pista tema külje sisse, siis ma ei usu. Ja kui ma ei saa näppu pista sinna naelahaavade sisse tema kätes, siis ma ei usu. Jeesus andis talle selle võimaluse lahkesti. Pista oma näpp siia ja vaata, mingi nädal hiljem ta ilmus uuesti ja siis juhtus Toomas ka kohale olema ja siis Toomas ütles, siis uskus isegi Toomas. No nii, okei. Aga see oli ju tore küll, et nad uskusid, aga saage aru, et asi oli nagu päris kuri. Selles mõttes, et linnas oli skandaal, laip oli kadunud, jüngrid väitsid, et on üles tõusnud. Sellest oli muide päris hea film. Äsja just oli, Hollywood tegi sihukese filmi, mul õnnestus Ameerikas seda vaadata. Mis selle nimi oli, ma ei mäleta. Mida? Risen, jah, üles tõusnud. Ei ole vaadanud seda filmi keegi. Vaadake, tõmmake seda kuskilt. Inglise keele nimi on Risen, üles tõusnud. Väga, väga vahva film ja see on film, mis on tehtud Rooma Centurio silmade läbi. Selle Centurio silmade läbi, kes korraldas hukkamist. Seal on Jeesuse surma näidatud ja näidatud, kuidas kõik laibad visatakse lubiauku ja kogu see lugu ja Pilatus möllab seal ja seal on kõik lood ja kuidas aud pitseritakse ära köite ja pitseritega ja et keegi ei saaks mingit jama korraldada ja nii edasi ja kuidas äkki on kogu asi ikkagi teistpidi. Et see on väga, väga, väga mõjus film, igal juhul ma soovitaks vaadata seda. Aga see selleks. Ei, see on Jeesuse surmast hakkab. Ristilöömist hakkab asi pihta, et see ei hakka, Jeesuse sünnist ei ole seal mitte midagi. Jeesuse teenistusest ei ole seal ka mitte midagi. Aga seal on jüngritest ja nii edasi. See on üks hästi lahe stseen on. Ta võtab ühe jüngri kinni, ma ei mäleta, kes see oli.
kas oli Bartolomeus või oli noorem niisugune juudi mees ja see tsentuuri ütleb, et räägi nüüd ära, kus te laiba peitsite. Ja see ütleb, et me ei ole teda peitnud kuskile, et ta on üles tõusnud, saad aru, aga räägi ära siis, kus teised jüngrid on. Ta võttis nuhkide abiga, võttis ta nagu kinni ja siis ähvardas teda, ütles, et kas sa tead, et mul on meelevald sind surnuks piinata, mul on meelevald sind lasta risti lüüa. Kas sa tead, mis asi risti löömine on üldse? Ütles, näed, vaata, viskas talle mõned naelad, sellised korralikud, ilusad, pikad, sepistatud naelad, ütles, et need lüüaks sul läbi randmete, läbi jalgade ja siis sa ripud seal ja siis sa hakkad lämbuma ja kui valus ja kena see kõik on ja imeline. Ühesõnaga, ta seletas talle siis ja lõpuks see ta rääkis, mida koledat ta kõike oskab temaga teha, kui ta kohe ära ei räägi, kus teised jüngrid on, keda kahtlustati Jeesuse laiba varastamises. Ja siis Markus või see Bartolomeus lõpuks ütles, et okei, aitab. Ma räägin. Siis ta küsis, et sa tahad teada, kus jüngrid on? Ta ütles, jaa. Ta ütles, igal pool. Everywhere. Igal pool ja naerab niimoodi, tobedat skisofreenilist naeri. Igal pool. Saad aru. Ja see on selles mõttes hästi, hästi vahva. Ja muid siuksed toredaid stseene on seal. Nii et selles mõttes ma tahaks öelda, et see lihtsalt näitab, milline oli kogu see asjade seis sellel hetkel, kui koguduse alguse sai. Ei olnud seal ühtegi vägevat jüngrit, ei olnud seal ühtegi vägevat usumeest. Neid, kes nägid Jeesus, neid ei usutud ja nii edasi. Ühesõnaga, me räägime nüüd sellest, mis oli koguduse alused, eks ole. Nii on, okei. Ja siis Jeesus õpetab neid 40 päeva, avab nende mõistuse, puhub nende peale, ütleb, et nad kirjadest aru saaksid, puhub nende peale, ütleb, võtke vastu püha vaim. Ja nii, et ta avab nende mõistuse nii, et nad pühakirjast aru said. Tähendab eesti keeles öeldes, mingil viisil ta andis neile koodi, et nad hakkasid aru saama sellest, mis on kirjutatud. Ja see on üks vähe teada fakt, et Jumala sõna ei saa lugeda ilma koodita. Sul peab kood olema sees ja selle koodi sa saad, kui sa võtad Kristuse enesesse. Ja ilma selle koodita sa loed seda, see on tõeline abrakadabra, sa mõtled, mis jama see on. Ma mäletan, kui mina lugesin Uue Testamendi kirju, see oli nagu liivasööks. Täitsa mõtlesin, et kes ometi jõuab seda õudust lugeda. Et see on täiesti kohutav. Aga täna ma loen, ma ütlen, kuidas on võimalik, et keegi tropp sellest üldse aru ei saa. Aga ma olen ise see tropp olnud, sellepärast ma mäletan, mis tunne on sellest mitte aru saada. Ja kui Jumal teeb sulle selle asja lahti ja näitab sulle seda koodi, siis sa saad sellest asjast aru. Aga nüüd juhtub see, et Jeesus läheb ära taevasse. Sellest näitab, see film lõpebki Jeesuse taevasse minemisega. See on hästi, hästi lahedasti tehtud, aga ma mõtlen, et ja siis jüngrid ei ole ikka veel, nad ei ole kuidagi väge täis, neid on õpetatud, nad on veendunud Jeesus üles tõusmises, aga mingit erilist powerit neil ei ole, mingit väge neil ei ole, nad ei ole valmis maailma teistpidi pöörama. Ja nad lähevad tagasi ja Jeesus ütles neile, oodake Jeruusalemmas. Ta ütles, et ärge minge Betlemas, ärge minge Emmaus, ärge minge kuskile minema, ärge minge Jeruusalemmast ära enne, kui teid on varustatud väega ülevalt taevast. Ütleb, et mina läkitan teie peale oma isa tõotuse. Nii, kogu lugu. Igal juhul ootasid, mis nad ootasid. 4 pühipäev tuli kätte ja apostlite teod räägivad meile, mis siis juhtus. Äkitselt ilmus neile, tekkis tuulekohin, aknad olid kinni, aga tuulemühin, võimsa tuulemühin oli sees. Ja ilmusid tulekeeled ja langesid igaühe peale oli üks tulekeel. Nii-öelda. Ja nad said täis püha vaimu, hakkasid prohvetlikult rääkima ja nad ei suutnud. Järgmine asi oli see, et lukkus uksed läksid lahti kohe, kolaki. Nad ise tegid need uksed lahti, seda ei teinud püha vaim, aga nad valgusid välja tänavale ja kukkusid kiitma Jumalat. Nad rääkisid teisi keeli, mida nad ei olnud õppinud. Kas see on arusaadav? Nad rääkisid olemasolevaid keeli. Ja neid olemasolevaid keeli kuulsid nendest teistest piirkondadest lapsena elanud juudid, kes olid pöördunud tagasi Iisraeli. Mõned olid elanud Aasias, mõned olid Früügias elanud, mõned olid kuskil iganes mujal. Nad kuulsid oma kodukohtade nii-öelda kohalike hõimude murret seal. Need ei olnud juudi hõimud. Ja kuidas need, kes räägivad, on ju Galilea mehed, et need on kohalikud. Nad ei saa teada neid murdeid, kus me lapsena kasvasime kuskil mingid Põhja-Aafrika murdeid, kuidas nad saavad rääkida neid. Aga nad rääkisid. Kuidas see on võimalik? Ja teised irvitasid, ütlesid, need on purjus juba, need on hommikul on londi umbe tõmmanud juba, need on juba sedapidi. Aga ei ole.
Peetrus siis võtab sõna, ütleb, et need ei ole purjus, sest kuule, kell on liiga vara selleks veel. Peetrus oli ka tore argument, et võiks ju muidu purjus olla, aga kell ei ole õige. Aga see selleks. Aga ta ütleb, et see on see, mida prohvet Joel ennustas. Et viimsel päevil valab Jumal välja oma vaimu kõige liha peale. Jumal valab oma vaimu välja kõige liha peale. Ja ma tahan veel kord öelda, see ei ole inimene, kes seda teeb. Vaid kui sa oled avatud südamega, siis Jumala vaim saab tulla sinu peale. Amen. Siin ei ole mitte mingit muud saladust, seda ei ole. Ja see juhtus nüüd jüngritega. Ja nüüd äkki on asi hoopis teistmoodi. Seesama Peetrus, kes enne teatas, et tema oli puu otsas, kui pauk käis ja tema üldse Jeesust ei tunnegi. Ja tema on mingi normaalne Galilea kalamees ja tema mingite usuhulladega ennast ei seo üldse ja vandus lausa 2 korda, et teda vandega kinnitas, et ta ei tea Jeesust mitte midagi. Seesama Peetrus läheb nüüd keset Jeruusalemma. Mitte midagi ei ole muutunud. Väljast, laip on ikka kadunud. Ülempreestid on ikka vihased ja roomlased on endiselt ärevil, eks ole. Peale selle keisri visiit oli kaela tulemas kohe. Ja, taevakene, see oli keeruline situatsioon. Ja Peetrus läheb välja sealt täis püha vaimu ja ütleb kõigile Jeruusalemma juutidele otse näkku, teie mõrvasite Messia. See on ikka kõva sõna Jeruusalemmas. Sihukest asja ütelda, ma soovitaks kas soomusröö selga panna või elukindlustus ära teha või vähemalt suure sõjaväe kaasa võtta, kui Jeruusalemmas sellised asja hakkad ütlema. Aga Peetrus ei olnud ühtegi neist, aga ta oli täis püha vaimu. Ja tema jutlus läbistas tema kuulajate südamed niisugusel viisil, et 5000 meest ütles ühe korraga, 5000 meest ütles, mehed, vennad, mis me peame tegema? Mida me peame tegema? Me oleme niisuguse käkiga hakkama saanud. Ja Peetrus ütleb neile, mis nad peavad tegema. Ja ühe pauguga, need 5000 oligi, sellest sündis kogudus. Mõistate? Niimoodi sündis kogudus. Ma tahaks lihtsalt, miks ma sellest nagu kiiresti üle jutustasin selle asja, just selleks, et näidata, et siin ei olnud inimlikku momenti. Kõik inimlikud momendid näitasid täpselt vastassuunas. Jeruusalemmas oli olukord väga pingeline. Jeesus oli just maha löödud. Variserid ja saduserid oli endiselt raevus ja ärevil. Pilatus oli endiselt täiesti tagajalgadel. Saate aru, laipa ei olnud leitud. See asi oli väga kurjaks minemas. Keiser oli kohe tulemas ja nii edasi. Ja nüüd tuleb Peetrus veel ja teatab keset seda kõike jama, ütleb, et te tapsite Messia ära. Et see oligi Messias. Ma ütleks, et enam kiiremat teed uuesti ennast risti lastat lüüa ei olegi olemas vist üldse. Aga teda ei lööda millegi pärast risti. Miks? Sellepärast, et Jumal ei lase. Jumal ei luba. Sündmused lähevad teistmoodi. Ja mitte ainult ei juhtu see, et teda jätaks rahule, vaid esimene jutlus toob 5000 meest, järgmine jutlus toob veel 1000 inimesi, eks ole. Ja veel ja veel ja veel. Ja tulemus on see, et apostlid teod ütlevad meile, et suure väega andsid apostlid tunnistust Kristuse ülestõusmisest. Pange tähele, mitte suurte jutlustega, vaid suure väega. See tähendab palju tunnustähti, imetegusid, tervenemisi ja kõike muid asju juhtus seal. Amen. Ja ta ütleb, suur Jumala arm oli nende kõikide üle. Ja Piibel annab meile, ütleb, et palju igasuguseid varisere hakkas uskuma. Mitmed hakkasid uskuma Jeesusesse. Suurkohtu liikmed võtsid osa, preestrid võtsid Kristuse vastu. Saate aru, asi hakkas levima, asi hakkas täiesti käest ära minema. Selles mõttes, asi levis nii edukalt, apostlid olid väga populaarsed. Terve linn pidas neist lugu, seepärast oli näha, see on selge, et need inimesed ei saa niisugust asju teha. Nad tervendasid, eks ole, halvatusel, keda terve linn tundis. Kui Tallinnas oleks, Stockholmas oli, ma mäletan, oli üks kerjus. Tädi, kes istus turu peale, keda terve linn teadis. Ta oli, ma ei tea, 30 aastat seal kerjanud. Lõpuks surres selgus, et oli miljonär. Aga talle meeldis kirjata millegi pärast. Nagu paljudel on niimoodi. Lööb kiiksu pähe, mis teha. Aga sihukest, kui on selline halvatu või kerjus on linnas, keda kõik teavad, siis see on nagu üldine teada olev asi. Ja kui see inimene saab mingisuguse, temaga toimub radikaalne muutus, sa ei mätsi seda kuidagi kinni. Ja nii edasi. Pimedad said nägijaks, ühesõnaga kogu see sama asi. Sõnalt läks täide see, mida Jeesus ütles. Neid asju, mida mina teen, teete teie ka. Mõistate, see on sama asi. Neid samu asju, mida mina teen, teete teie ka. Ja ta ei jätnud lage isegi selle koha peale, ütles, et te teete veel suuremaid asju. Siis mina lähen ära isa juurde, eesti keeles ma lähen pumba juurde. Ma lähen sinna, kus kõiki asju tehakse. Ma olen teie esindaja seal.
kõige ülemises nõukogus. Nii et selles mõttes, et minu kätte on antud terve meelevald, kogu võim taevas ja maa peal, ütleb Jeesus Markuse evangeeliumi lõpus. Et olgu sellega, kuidas on, aga ma tahan lihtsalt öelda, et need inimesed ei olnud paremad inimesed kui meie teiega. Miks me rääkisime nende rumalusest, läbikukkumisest, hirmust ja kõigest? Aga sellepärast, et nad olid täpselt meie moodi. Nad on täpi pealt meie moodi. Ja selles on meie nagu lohutus või meie, kuidas ma ütlen, see on meile julgustuseks. Kui nendest said apostlid, saavad meist ka. Kui nemad said selle kätte, siis saame meie ka. Täpselt samamoodi. Täiesti täpselt samamoodi. Miks? Seepärast, et inimese seisund on sama, patt on sama, õigsus on sama, püha vaim on sama, kurat on sama, Jumal on sama, lunastus on sama, Jumala tootused on sama, Jumal ise on sama. Ainult see vahe on, et Jeesus enne oli maa peal ja ta läks ära, ta on nüüd taevas. Aga püha vaim on läkitatud, tootus on välja valatud, kõik, kogu lugu. Et seal ei ole rohkem midagi niisugust väga suurt müstikat. Ja nüüd küsimus ongi selles, et meie, nagu, kuidas ma ütlen, me oleme eeldanud, et esiteks, et kui me oleme usklikud küll, et me oleme kristlased küll, aga meil nagu ei ole püha vaimu. Las ma ütlen sulle ühe asja. Sa ei saa uuesti sündida ilma püha vaimuta. See ei ole võimalik. Kui sinu südames toimub uuenemine, läbimurre, puhastumine, soov Jumalat leida tekib sinu sisse. Soov Jumalale alistuda, soov meelt parandada, patud tunnistada, nad maha jätta. See ei ole sinust, vaid see on Jumala püha vaimutöö sinu sees. Amen. See on täiesti kindel. See on Jumala püha vaimutöö sinu sees. See ei ole sinust. Me kirjutame selle asja enda arvele, ütleme, et mina sain aru ja mina tegin otsuse ja mina enam ei tahtnud nii ja mina võtsin vastu otsuse ja mina muutusin ja mina sain siis seda ja teist ja kolmandat. Meil on kõik mina keskne. Aga tegelikult Piibel ütleb, et see ei ole. Jeesus ütleb, et teie ei valinud mind, mina valisin teid. Ja ta ütleb veel midagi palju radikaalsemat, ütleb, et ükski ei võigi tulla Jeesus juurde, kui isa ei tõmba. Mis tähendab, et veelgi võimatum on meil Jeesus juurde ise tulla. Eesti keeles öeldes on tükk tööd Jumala üleloomuliku püha vaimu läbi tehtud tööd, enne kui me isegi Jumalast teadlikuks saame. Veelgi enam, kui me Jumala juurde tuleme ja veelgi enam, kui me Jumala vastu võtame. Ja kui me oleme uuesti sündinud, me oleme päästetud, meie patud on andeks saanud, me oleme palunud oma päästepalve ja teinud Jeesusest oma issanda ja päästja. Tead sa, see ei ole ilma püha vaimuta võimalik. See lihtsalt ei ole võimalik teistmoodi. No nii, sellepärast. Miks see on tähtis? See on tähtis sellepärast, et keegi ei ütleks, minul ei ole püha vaimu. See lihtsalt ei ole võimalik. See on samamoodi nagu, ma ei oskagi öelda, ilma piimata ei saa teha piimakokteili. Lihtsalt ei saa. See ei ole lihtsalt võimalik. Ütled, sul on käes klaas piimakokteili ja ütled, aga mul ei ole piima. Nagu on ju. Seal sees on piim. Ja mitte vähe. Et küsimus on selles, et Jumala vaim on meie sees. Ja see on väga oluline postulaat. Jumala vaim on iga uuesti sündinud Kristuse sees. Ja see on seesama vaim, kelle läbi Jumal on loonud maailma. See on seesama vaim, kes apostlite läbi liikus. See on sama vaim, kes annab tarkuse ilmutuse vaimu. See on sama vaim, kes tegutseb vaimuannetes. See on sama vaim, kes äratab surnud ja teeb imesid. See on täpselt see sama vaim. Nüüd tema mõõt meie eludes võib olla erinev. Amen. Me võime olla päästetud, aga mitte veel täiesti lõpuni vabad. On see arusaadav? See on kõigile arusaadav. Aga kui sa oled päästetud, siis sul on palju lihtsam vabaneda kuni lõpuni. Amen. Selleks ei ole muud vaja kui ühte palveteenistust, kus sa teed otsused, kus Jumala püha vaimuga võitud inimesed on sul abiks ja kogu lugu. Ja see ülejäänud rämps lendab minema. Ja ma veel kord rõhutan, see ei ole inimeste tublidus, kes sinu eest palvetavad, see ei ole sinu enda tublidus, vaid see on kõik püha vaimu töö. Amen. Ja tulemus on see, et nagu üks armas õde siin hiljuti ütles, ma olen varvasteni vaba. Nii ongi. Täpselt nii ongi. Täpi pealt, varvasteni vaba. Ja see on normaalne. Vaata, see on oluline, et me saaksime endale nagu pealu sisse, et see on normaalne, see on normaalne, see on normaalne. Nii ongi. Nagu vanasti laevastikus Venemaal öeldi, taktirsat. Komandör ütleb, et kurss on see, nii hoida. Noh, hoia seda kurssi tähendab. Jah, hoia seda kurssi, täpselt nii ongi. Et mis ma tahan öelda on see, et kogu kristlus on üleloomuliku väe alusel meie südamesse tulnud. Ei ole meie intellekt, see ei ole meie analüüs,
See ei ole, me võime mõelda küll ja filosofeerida. Tead, ma ei tea, kui palju ma olen viinaklaasi taga istunud ja pidanud aru, et elu on ikka täitsa pekki, see peaks ikka midagi tegema. Ja oli sest siis midagi nagu kasu või? Nii palju, rohkem ei olnud mitte midagi, et toodi järgmine viin. Aga sellest ei läinud asjad paremaks. Täiesti reaalselt. Et me võime ju aru saada, et midagi on viga. Me võime aru saada, et meil on vaja ennast muuta, meil on vaja aru saada, et mul on vaja Jumalat ja nii edasi. See arusaamine iseenesest on vältimatult vajalik, aga see ei ole veel muutus. Amen. See on Jumala töö sinu sees, aga ikkagi peab rakenduma Jumala vägi, et sinu sees toimuks muudatus. Reaalselt. Nüüd, aga Jumala vägi rakendub teatud konkreetsetel juhtudel. Ja võt siin on nüüd see, millest me täna rääkida. Väga hea, me oleme sisse juhtust läbi murdnud ennast. Hurraa! Nii, Jumala vägi rakendub väga konkreetsetel juhtudel. Jumala vägi rakendub sellisel juhul, kui inimesel on Jumala sõna ja Jumala vaim on talle avanud selle sõna. See sõna ta on aru saanud, et see nii on. Tema süda mõistab, et jah, see on tõesti nii. Ja tal on õpetus ka, inimesel on õpetus, kuidas oma süda avada ja kuidas vastu võttes Jumala endasse. Väga lihtsalt. Ükski asi sellest ei ole raske. Kõik on igaühele tehtavad, see ei nõua mitte mingeid eriandeid. Selles mõttes on see tore, et isegi loll saab sellega hakkama. See tähendab, mul on ka lootust. See tähendab, sul on ka lootust. Täpselt niimoodi. Tõenäoliselt oled sina targem, aga see selleks. Et mis ma tahan öelda on see, et veel kord, Jumala tõotusi saab vastu võtta niimoodi, et esiteks sa tead, et tõotused on olemas. Teiseks sa mõistad seda, et need on antud igaühele, kes usub. Need on antud kõigile kristlastele, kõigile inimolenditele. Ja kuna sina oled ka igaüks ja sinuni on see jõudnud, siis sa taipad äkki, see ongi mulle kirjutatud. See ongi. Saad aru, kui sulle öeldakse, et mine panka, seal on üks konto avatud. Mingisugune hull Saudi miljonär avas konto. Kõigile eestlastele, igale üks, kes Eestimaal elab, võib sellest kontost saada nii palju, kui ta tahab. Võta kas või $10 miljonit. Ja kui sul ei ole muud midagi vaja teha, et sa igaüks näitad oma passi, et sa oled Eesti elanik, igaüks Eestist. Järelikult kõik. Ja sa saad sealt kontolt kõik, mida sa tahad. Ma ütleks, et sa oled sula hulgu, sa ei lähe sinna. Oled nõus minuga? Jah. Aga sa pead uskuma, et see on olemas. Sa pead uskuma, et see on täiesti võimalik. Sa saad aru, ja sul tuleb kohale minna kontrollida, kas see niimoodi on. Ja siis tuleb nõuda, tuleb esitada nõue. Ma tahan, et see laekuks minu kontone. Ja selleks tuleb minna panka või esitada maksetaotlus või saad aru midagi niisugust. No nii, sama asi on vaimsete asjadega. Sul on teadmine, see informatsioon, Jumal on sulle lahti kätte saadavaks teinud selle. Aga sa pead midagi sellega tegema, sa pead ütlema, kui see siin kirjas on ja see on igaühele, kes usub, siis järelikult see on mulle, sest mina olen igaüks. Nüüd ma lähen Jumala juurde ja esitan selle maksetaotluse. Jumal, palun, tee see asi minu elus reaalsuseks. Nii. Ja ma hakkan taotlema, ütled, Jumal, juhi mind selle sisse, muuda see minu sees reaalsuseks. Amen. Ja ütled, ma võtan selle vastu, Jeesus, ma võtan kõik vastu selle, kogu asja. Ja hakkad lihtsalt otsima seda. Ja enne kui sa aru saad, see asi hakkab realiseeruma sinu sees. Aga selleks on vaja usku. Ilma usuta ei ole need asjad kätte saadavad. Ilma usuta see jääb lihtsalt jutuks piiblis. See on lihtsalt ilus tekst. Ja sinu elu läheb edasi nagu sama hästi, kui seda teksti ei olekski. Saad aru? Muide, väga paljud ei saa aru sellest. Ja nad arvavad, et vaimuanded on mingisugune muu asi. Et kõik muud Jumala tõotused on mingi muu väga eriline asi. Päästmine, see on selge, see on lihtne, aga vaimuandjad ja kõik muud asjad, see on väga eriline, see on ikka väga raske ja nii edasi. Tegelikult ei ole, nad on täpselt ühesugused asjad. Kuidas sina päästetud saad? Jumala sõna jõuab sinuni. Keegi tuleb ja räägib sulle sellest, mis siin kirjas on. On nii? Keegi tuleb ja ütleb sulle, tead, Jumal armastab sind. Jumal on sinust personaalselt huvitatud. Sa oled probleemides, aga Jumal on sinu jaoks lahendus. Palun tee oma süda lahti. Tule usu, tule Jumala juurde, palu. Tule Jeesuse nimel, palu Jeesuse vere ohvri läbi oma patud andeks. Amen. Sest kiri ütleb sulle, kui me oma patud tunnistame, siis ta on ustav ja õiglane, nii et ta annab andeks patud ja puhastab sind kõigest ülekohtust. Kui sa seda usud Jeesuse sõnu, mis ütleb, et nii on Jumal maailma armastunud, et ta ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temast usub, ei hukkuks, vaid tal oleks igavene elu. Amen. Kus usud neid asju, ütled Jumal, selle alusel ma tulen, palun anna mulle mu patud andeks. Ma võtan sind oma valitsejaks ja issandaks. Tead sa mis? Siis juhtubki sinuga see. Sa saadki päästetud.
Aga kui sa ei usu seda ja sa ei võta seda, sa ei omasta, ei esita nii-öelda maksekorraldust, siis sa ei saa seda. Jeesus on ikkagi surnud. Jeesus suri ja tõusis üles sinu pattude eest, jah? Aga sinu elus see ei realiseeru, kui sa ei esita maksekorraldust. Saad aru, mida ma mõtlen? Täpselt sama asi on vaimuannetega. Mida mina tahan öelda on see, et nad ei ole eri kastides. Just, ja nad on kõik ühesugused. Loomulikult on asju, mida Jumal teeb lahti, on kõrgemaid ja madalamaid asju, on asju, millesse pääseb lihtsamini, on asju, millesse tuleb keerulisemalt või ütleme, mille pääs on natuke rohkem raskendatud. Selles mõttes, et vaata, Jumala suured võimsad vaimuannid on ka sellised asjad, et see on sama hea, kui sa annad laetud relva kellelegi kätte. Jumal ei anna laetud relva mingi jobu kätte. Sa võid sellest kindel olla. Et selles mõttes ta ei tee seda. See on nii, nagu sa ei pane 5-aastast mingi suure traktori rooli. Sa ei tee seda. Võib-olla traktorist teeb seda, aga siis sel juhul ta on ise ka seal kohal, eks ole. Istub, see visikene 5-aastane istub tema endas üles, sest ta kontrollib tegelikult olukorda. Aga ütleme, sa ei lase iseseisvalt last manööverdama sellise asjaga. Sellepärast, et ta võib sellise kahju teha, ennast tappa ja teised tappa. See on mõttetu. Samamoodi on Jumala asjadega. On Jumala annid, mis on väga võimsad. Ja nendele on ligipääs alles siis, kui sa oled nagu tõestanud, et sa oled kvalifitseeruv. Siis antakse see ligipääs. Aga sinna sellesse, kuidas ma ütlen, üldisesse järjekorda, kus kasvatakse selle ligipääsuni, sinna on kõik kutsutud. Amen. Vaata, see on teine asi, mida me nagu täna olulise pontina peame maha panema, on see, et mitte kedagi ei ole jäetud välja. Mitte ühtegi inimest ei ole välja jäetud. Paulus ütleb väga selgesti, te kõik võite prohvetlikult kõnelda. Te kõik võite liikuda tervendusandides. Igal ühel võivad olla kõik usuannid. Kõik vaimuannid, viimseni. Nii ongi. Mõne aja pärast, kui sa neid ande proovid, nendes liigud, püha vaim juhib sind ühes liikuma, teises liikuma, mis juhtub on see, et mõni asi kuidagi on sulle omasem. Tundub, see mulle eriti meeldib või kuidagi hästi tuleb välja või ma ei oska öelda. See on kohe kuidagi sinu oma, selline asi. Nojah, see on üks asi, mida Jumala vaim on kuidagi siis andnud sulle ühel või teisel viisil. Aga see ei tähenda, et sa oled parem või targem või saad aru, mida ma mõtlen. Aga see lihtsalt on, et sulle anti punane sall, aga talle anti roheline. Aga mõlemad sallid tulid taevast. Et selles mõttes pole vahet seal. Seda ei saa nii öelda, et see on parem ja see on halvem või niimoodi. Okei. Mis me siis täna räägime? Võtme koha peal on see arusaamine, et kõik vaimuandjad on kõigile inimestele. Kõik vaimuannid, kõik Jumala tõotused on kõigile inimestele ja nad on kättesaadavad igaühele, kes usub. Miks? Evangeelium on ju sõnum sellest, et inimene saab pääseda Jumalale lähedale. Amen. Evangeelium ei ole ju mingisugune muu asi. Evangeelium ei ole mingisugune, see ei ole mingi kirikuehituse projekt. Saate aru, mida ma mõtlen? See ei ole mingi organisatsiooni rajamine. Absoluutselt mitte. Paulus ütleb Rooma kiri 1. peatükk, salm 16 ja 17, ütleb, sest ma ei häbene sõnumeid või evangeeliumi Kristusest, sest see on Jumala vägi. Pane tähele, jälle mitte jutt, vaid Jumala vägi päästaks igaühele, kes usub. See on siis vahetu nagu õpetus, kuidas väega kokku puutuda, et sinu elu saaks radikaalselt muutuda. See on see, mis on evangeeliumi sisu. Evangeeliumi sisu ei ole see, et hakka võtta omaks teatud filosoofia, hakka võtta endale kristlikud väärtused, võtta endale, ma ei tea, tolerants ja sallivus ja kõik muud, ma ei tea, ma ei hakka rääkimagi, mis asjad kõik. Asi pole selles üldse. Üldse mitte. See evangeelium on sõnum sellest, et kui sa oled väga moraalne, eetiline ja tubli siis, ja käid kirikus ka ja oled muidu ilusa korralik ja ei ületa kiirust ja nii edasi, et siis sa tõenäoliselt oledki vist kristlane. See ei ole niimoodi. See ei ole kristlane. See ei ole niimoodi. See ei käi üldse niimoodi. Ja sellepärast ongi inimeste seas on segadus. Paljud ei saa aru, kes elukas see kristlane siis õieti on. Siis need ütlevad, aga see või teine või kolmas, see on ju õudne patukott. Ta on veel pooleldi muda sees ja ta vahetevahel lükkab sealt muda seest koonu päikese poole ja ütleb halleluuja ja siis kaob jälle nädalaks saaks mudasse ära. Ja see on võimalik, aga Jumal on talle konksu sisse löönud juba. Ja need mudast väljas olemise ajad pikenevad ja varsti on ta tervinikult sealt väljas. Nii see ongi. Et selles mõttes, kas see saab olla kristlane? Jah, sest et tulevad kõik need, keda Jumal on kutsunud.
Vaata, sellega on ka niisugune lugu. Meie ei tea seda. Ja me ei oska selle kohta ka palju öelda, miks osade inimeste südametes evangeelium puudutab midagi. Ja teiste inimeste südamest ei puuduta üldse mitte midagi. Mina ei tea selle kohta mitte midagi. Ma saan ainult öelda, et Jumal on määranud ühed ja ühtedel nad on avatud ja teistele ta on suletud. Ja nendele, kes on suletud, sa ei saa seda kangiga lahti teha. Me võime rääkida ja Piibel ütleb, et sa viskad oma pärlid sigade ette, see on mõttetu. Teine asi, sa võid üritada neid sundida aru saama. Neil ei ole võtit, neil ei ole koodi. Neil ei helise sees midagi, kui nad kuulevad Jumala sõnu. Saad sa aru? Aga teine inimene, kui ta kuuleb Jumala sõnu, keegi räägib elavast Jumalast, kas või 2 silpi, see inimene kuuleb üle ruumi ära, mingisugune 50 meetrit, teise läbi rahva sumina, ta kuuleb ära, et keegi rääkis Jumalast midagi. Saad aru? Elavast Jumalast tuli juttu ja inimene ütleb, ma tahan seda, andke mulle seda. Kuule, kas sina rääkisid Jumalast? Räägi mulle veel. Saad aru, sellised asjad. Meil oli ühe minu tuttavaga ütlus niimoodi, et ta oli ühes Lähis-Ida linnas. Ta käis mööda tänavat ja mööda sõitev autojuht nägi ja mõistis ära, et ta on kristlane. Kujutad ette? Ta ei kandnud risti ega mitte midagi, lihtsalt käis mööda tänavat, tal ei olnud mingid religioosed tunnused, mitte midagi. Ja see oli selline riik, kus ei kantud näokatteid ja sellised asju. Taevas. Ja see inimene pidas auto kinni ja hakkas temaga rääkima. Ütles, et ma tahan sinuga rääkida. Ja tulemus oligi see, et nad rääkisid Kristusest. Pikalt. Kas sa oled sa nõus, et see on absurdne? Inimene läheb mööda tänavat, mööda sõida auto, saab aru, see on kristlane seal. No see kõlab nagu hullumaja tekst, oled nõus? Mille alusel ta siis nagu aru sai? Vaata, see on jälle püha vaim. Ütleb, see on see õige, räägi temaga. Ja sa lihtsalt tead. Kuidas sa tead? Ei tea, aga lihtsalt tead. Nii ongi. Vaat püha vaim niimoodi töötabki. Et selles mõttes see ei ole ratsionaalne, see ei ole inimese kontrollitud asi. Ja mida mina üritan täna öelda on see, et terve kogudus rajanebki püha vaimu tööl. Kogudus on sündinud püha vaimu väljavalamisest. Koguduse kõik annid kõik on üleloomulikud. Koguduse teenistused, 5-laadse teenistuse annid, ma mõtlen apostlid, prohvetid, evangelistid, eks ole, pastorid ja õpetajad. Need on kõik üleloomulikud, need on kõik vaimuannid. Amen. Kogu see tugevus on vaimuandides liikumine. Vaimuannid, mis on 1. Korintuse kiri 12. peatükk, loeme need igal juhul ette, siis on meil lihtsam nagu endale ka seletada, millest me räägime. Siis tekib vähem segadust ka nendele, kes seda salvestusena vaatavad. No nii, 12. peatükk on vaimuandide peatükk, 1. Korintuse kiri, Pauluse kiri, 1. kiri Korintuse kogudusele. Ja ta ütleb, mis puudutab vaimuannatesse, mu vennad, ma ei taha teid jätta teadmatusse. Te ju teate, et alles paganad olles, see on siis, ta kirjutab mitte juutidele, vaid kirjutab inimestele, kes ei ole judaistid ega ei ole judaismi religiooniga kunagi kokku puutunud. Ta ütleb, et kui te alles paganad olite, siis te käisite keeletute ebajumalate järel, nõnda nagu teid veeti. Sellepärast ma teen teile teatavaks, et ükski, kes räägib Jumala vaimus, ei ütle neetud Jeesus. Eks ole, ükski Jumala vaim ei ütle Jeesuse kohta midagi alandavat, solvavat või midagi niisugust. Ja ükski vaim ei või öelda, Jeesus on issand, kui ainult Jumala vaimus. See tähendab, et kui Jumala ligiolu on kohal, siis sa ei saa öelda, et Jeesus on sinu issand, kui ta seda tegelikult ei ole. See ei ole võimalik. No nii, kui ainult pühas vaimus. Armuanded on küll mitmesugused, aga vaim on sama. Ametid on mitmesugused, aga issand on sama. Ja väeavaldused on mitmesugused, aga sama on Jumal, kes teeb kõike kõikide sees. Ütleme koos, kõikide sees. Kõikide sees. See on sama Jumal, kes teeb kõikide sees. Kas sa nüüd nägid piiblist, et kõigil on vaimuanded? Nägid? Jumal teeb kõike, kelle sees? Kõikide sees. See on iga ühele, kes usub. Mõned see tähele? See ei ole nii, et näed, vägev hedi siin möllab imetegusid teha, aga näed siin, Mart, see oskab ainult jutlustada. Et see ei käi niimoodi. Okei. Teeb kõikide sees, sama on Jumal. Aga iga ühele antakse vaimu ilmutus ühiseks kasuks. Jälle see sõna igaüks. Iga ühele antakse vaimu ilmutus. Tähendab, ei ole mitte kedagi, kellele ei anta vaimu ilmutust. On igaüks, kõik inimesed, kellele antakse vaimu ilmutus. Ja see on mitte selleks, et sa võiksid teki all seda imetleda ja öelda, kui lahe vaimu ilmutus mul on. Näed, mul on ja sul ei ole. Vaid see on selleks, et õnnistada teisi inimesi, aidata teisi inimesi. Nii ongi.
Eesti keeles öeldes, sinule antakse vastus mõnedele küsimustele ja sinu ümber on inimesed, kellele seda vastust on vaja. Ja vastused sinu küsimustele on kellegi teise käes jälle. Nii ongi. Et sina tuled oma vastuse hunnikuga, võtad oma vastused, paned seljakotti, mida Jumal sulle andis, vaimuandjad ja ilmutused ja tuled kogudusse. Ja teised tulevad ka oma kotiga kogudusse. Ja siis koguduses on, kuule, mul on selline küsimus, kas kellegi on vastus? Jaa, näe, Jumal just mulle sellest rääkis, palun. Ja sul on Jumal ainult kõmm ja sa saad oma vastused. Amen. Täpselt samamoodi. Mul on teine küsimus. Ja näed, sina ütled, näed, täpselt sellest rääkis Jumal mulle just. Näed, sinu vastused on minu käes, näed, ma tulen räägin sulle kõik. Palun. Ja nii see toimubki. Niimoodi see käibki. Mis see on? See on üleloomulik ülesehitus. Jällegi, see ei ole see, et mine kuhugi õppeasutusse, õpi ennast lolliks, mingisugune aja inimeste jahu endale pähe 5 või 7 aastat, kirjuta doktoritöid sellest, mida keegi arvas või mida keegi ei arvanud, sellest, mida keegi teine arvas või ei arvanud ja nii edasi. Saad sa aru, taevakene. Mis selles on? Surm, selles ei ole mingit elu. Kuhu see välja viib? Vastus on vastu seina. See ei lähe, selles reeglina ei ole, ta ei anna sulle vastuseid. Ma ei räägi seda, et kogu haridus, kõik teadmine on jama. Ei ole. Aga on erinevad asja, mis viib meid Jumalast eemale, on haridus, mis viib meid Jumala juurde. Ja mis on minu jaoks nagu suur probleem, on see, et väga suur osa kiriklikku haridust või ka teoloogilist haridust irvitab elava Jumala üle. Mitte lihtsalt natukene ei naera, vaid avalikult irvitab. Kuule, kui aastakümneid oli teoloogiliste õppeasutuste aktsioom oli see, et piibel on jama ja Jumalat pole olemas. No mis usku sa saad õpetada või kuidas sa saad seda õpetada? Sellisest õppeasutust saad mingit usku. Sa ei saagi usku saada. Kui sa veel midagi uskusid, kui sa sinna läksid, siis kui sa sealt välja tulid, siis oli kindel, et sa midagi enam ei uskunud. No see on ka selge, miks kirikud on siis surma täis ja miks kirikud on täis igasuguseid rõvedusi ja õudusi ja miks see asi nii hull on. Iseenesest selge. Jeesus ütles väga lihtsalt, ta ütles jüngritele, mina ehitan oma kogudust. Jällegi pisikene saladus, ei saa ehitada Jumala kogudust ilma Jumalata. Mina kasvasin üles kirikus, kus töötati niimoodi. Inimesed tegid oma plaanid, mõtlesid, mis neil on hea ja mõnus ja tore teha, mis neil inasti välja tuleb, mida nemad saavad ja tahavad teha, siis võtsid ette, tegid plaani, tegid selle ära ja siis enne, kui nad seda tegema hakkasid, inimestele siis ütlesid, et Jumal, palun õnnista seda, mida me sinu riigi heaks tahame teha. Mina kasvasin niimoodi üles. Iseenesest kõlab nagu kenasti, on ju. Aga see ei ole see, mida piibel ütleb. Kuskil ei ole öeldud, et tee sina plaani, mõtle välja, mida sina tahad Jumala jaoks teha ja siis hakka Jumalat paluma, et Jumal õnnistaks seda, mida sina tahad teha. Piibel ütleb täpselt vastupidi, sul tuleb minna Jeesuse juurde küsida, mida tema tahab teha. Kogudus sai alguse mitte niimoodi, et jüngrid tulid kokku, mõtlesid, et rajaks õige koguduse. Et ei ole jama on siin lukus ukse taga väga pikalt istuda, enam ei kaua ei viitsi ja maailma vaja vallutada niikuinii Jeesus või keskis, aga et teeme siis plaani ja hakkame siis tegema ja Jumal nüüd palun õnnista seda, mida me hakkame sinu jaoks tegema. No ei ole niimoodi. Üldse ei ole niimoodi. Vaid tuli püha vaim ja püha vaim ütles neile, nüüd on nii ja nüüd on nii. Ega Peetrus ja Johannes ei läinud siis halvatut tervendama, kui nad templisse läksid. Nad läksid lihtsalt palvetama. Neil polnud vähimatki plaani kedagi tervendada üleüldse. Nad lihtsalt läksid ja halvat tuli tee peal. Ja kui nad seda halvatut nägid, siis juhtus midagi, kui ta sirutas nende poole käe ja tahtis almust, siis Peetrust hammustas püha vaim, ütles talle, tee midagi. Midagi oli ja see puudutas Peetrust, see liigutus. Ütles, vaata mulle otsa. Ütles, imelik vend, no ma võin ju vaadata küll, kas annad rohkem raha siis või. Ja siis ta ütleb, et hõbedat mulle, kulda mulle ei ole. No on ka veider vend, eks ta tahab vaadata, et öelda, et mul ei ole raha, eks ole. Aga siis ta jätkab, ütleb, et hea küll, aga seda, mida mul on, seda ma annan sulle ja ütleb, et Kristuse Jeesuse Messia nimel tõuse üles ja kõnni ja haarab tal käest kinni ja rebib ta püsti. Oled sa nõus, et see on hullumeelne tegu? Jalutu inimene püsti rebida. No jaa, aga Peetruse õnneks oli Peetrus ja ta ei mõelnud väga palju. Oled nõus, et see on vinge pluss teatud olukordades. Ja ta lihtsalt tegutses nii, nagu püha vaim andis talle tegutseda. Ta lihtsalt tegi seal ära ja siis juba tabas Jumala vägi seda meest. Ja tema jalad said silmapilkselt tugevus ja ta hakkas kõigepealt lonkama tuikus natuke, siis hakkas hüplema ja kargama nagu hirv ja läks hüpeldes ja karates. Läks templisse koos nendega. Kõik küsis, kes see sükene on? Kuule, see on ju see mees, kes oli jalutu. Mismoodi? Su käib või noh? Ja see meeletu rahva hulk jookseb kokku ja siis tulebki Peetrus hakkab panema ja ütleb, et mis te vaatate siin, et meie oma pühaduse või oma vagadusega panime selle venna kõndima. Ja tead, mida ta ütleb selles? Ta ütleb selles jutluses. Olgu teile teada, kuidas see asi tehti. Kuidas see mees terveks sai?
Ta ütleb sulle, kuidas imeteod sünnivad. Ta ütleb, et see on Kristuse nimi, Jeesuse nimi kui messia nimi, kui kuninga nimi ja usk sellesse nimesse. 2 asja. Täpselt need samad asjad, millest me oleme täna rääkinud. Jeesuse nimi ja usk sellesse nimesse. Jeesuse kui kuninga nimi, mitte lihtsalt mingi Jeesus, kes kunagi ristil suri, vaid Jeesus kui kuningas, Jeesus kui maailma looja, Jeesus, kes on maailma eest surnud, maailma loonud, maailma eest surnud ja üles tõusnud ja on kuningana tagasi tulema. See kuningas, selle nime, selle kuninga nimel ja usk sellesse kuninga nimesse, see pani selle mehe kõndima. Amen. Väga-väga selge jutt on. Nii et selles mõttes see ei ole kuidagi raske aru saada. Teate, kirik oleks täna teist nägu, kui seda oleks viimased 2000 aastat õpetatud. Aga seda ei ole õpetatud. On õpetatud, et seda ei ole olemas, seda üldse kunagi ei juhtunudki. Ja siis ei ole ka ime, et kirik on surnuaia nägu. Nii ongi. Selles mõttes seal ei ole ju mitte midagi imestada sellisel juhul. Kui sa ütled, et seda ei olnud olemas, see kõik on välja mõeldud, see on müüdid, no tere tulemast sulle ka, siis sa panid just endale ukse kinni sellesse. Sa ei saa sinna sisse minna, kui sa ütled, et seda ei ole olemas. Sest see on iga ühele, kes usub. See ei ole iga ühele, kes ei usu. See on just vastupidi, see on iga ühele, kes usub. Vaata, kui peenike vahe siit jookseb. Eks ole. Põhimõtteliselt on see küsimus, võiks seda isegi laiendada natukene ja küsida, et kas sinu meelest on üleloomulikud asjad üldse olemas või ei ole? Mõni ütleb, ei, mina tean kindlalt, et ei ole. No siis head aega, sa oled vales kohas. Sest siin tegeldakse just nimelt üleloomuliku asjadega. Okay? Kui teine ütleb, et jah, ma tean, et üleloomulikud asjad on olemas. Nüüd räägime. Nüüd hakkame rääkima. Okay? Me räägime millest? Me räägime teisest reaalsusest. Me räägime vaimsest reaalsusest. Me räägime Jumala maailmast, vaimsest maailmast. Räägime, et see maailm on olemas ja räägime sellest, et see vaimne maailm isegi on, ta on dominantne või ütleme, et ta on primaarne võrreldes selle maailmaga. Et kõik, mis on vaimses maailmas hästi, läheb varem minema hästi ka siin. Pöörab õigeks siin ka. See, mis läheb seal valesti, läheb siin ka halvaks. Et kõik asjad kõigepealt ilmenevad vaimses maailmas ja siis võtavad kuju alles siin, meie maailmas. Nii et sedapidi see on oluline info, et me saaksime aru, kuidas asi toimib. Okei. Nüüd, las ma küsin sinult ühe asja. Ja see puudutab iga ühte. Absoluutselt iga ühte. Kas sina usud, et sul on ligipääs Jumala tõotustesse? Ja absoluutselt. Üks jaa kostis. No, jah. Aga vaata, sellega on siuke lugu, et see ei sõltu sellest, kui tark sa oled. See ei sõltu sellest, kui tubli sa oled. See ei sõltu sellest isegi, kui väga pühitsetud või mitte pühitsetud või patukott sa oled või mis iganes sa oled. Saad aru, mida ma mõtlen? See on huvitaval kombel, et paljud inimesed, kristlased teevad selle peale, nad mõtlevad, et Jumal ei saa mind kasutada, kuna mul on nii palju vigu ja patte ja puudusi ja kõiki muid asju. See ei ole tõsi, Jumal saab sind kasutada. Amen. See on nüüd koht, kus hüpata tooli peale püsti öelda halleluuja. Amen. Ma tänan vaimustuse eest saalis, et teie rõõmuhõisked kostavad järgmisse kvartalisse. Et ma tahan lihtsalt öelda seda, et tead sa mis, kui Jumal ei kasutaks puudulikke inimesi, siis ei oleks täna siin mitte ühtegi inimest. Ja üleüldse üheski koguduses poleks mitte kedagi. Okei? Nii et võtame selle laiba ka maha nagu selle tee pealt eest ära. Jumal kasutab puudulikke inimesi, kellel on vead. Jumal kasutab oma vaimu ja imetegude ja kõigi asjade jaoks inimesi, kelle elus on suuri probleeme. Jah. Inimesi, kellel on tõsised patud probleemid, inimesi, kellel on sõltuvused võib-olla, inimesi, kellel on lahendamata suhted, inimesed, kellel on, ma ei tea, see teine kolmas asi, nende elu võib olla tõeline rongi õnnetus. Seda midagi ei ole teha. Jumal saab teda kasutada. Miks? Sellepärast, et talle meeldib. Siia oli kirjutatud, tema annab igale ühele just nii, nagu tema ise tahab. Lugesite seda? Igale inimesele antakse vaimu ilmutus ühiseks kasuks, loeme edasi sealt. Et nii, okei. Salm 11. Ent kõike seda teeb üks ja seesama vaim, jagades iga ühele eriti nõnda, nagu tema tahab. Palun. Mitte nagu sina tahad, vaid nii, nagu tema tahab. Aga sa võid temaga rääkida, sa võid paluda, anna mulle seda ka, anna mulle toda ka. Ja sa hakkad aru saama asjadest. Nii ongi. Kogu kristlik töö põhineb üleloomulikel võimetel. Kogu kristlik evangeelium põhineb üleloomulikel asjadel. See põhineb Jumala väel. Uuesti sünniks on vaja Jumala väge. Midagi ei ole teha. Ja selle Jumala väe vabastab usk.
Ja usk millesse, mitte tunnetesse, mitte kellessegi, et me leidsime nüüd õige pastori, see on nii kena inimene. Sa ei tea, kui kena inimene see pastor on. Usk pastorisse ei aita. Varsti tuleb välja, et see pastor käib kimpsus ja sinna käib ka jääb halb lõhn välja, jääb maha. Et selles mõttes ta selgub, et ta on täitsa tavaline inimene. Saad aru, asi ei ole pastoris, asi on Jumalas. Meil tuleb uskuda Jumalat ja Jumala sõna, mitte inimesi. See on nagu võtme asi. Meie usk ei ole tunnetesse. Vaata, täna on, eriti naisterahvastel on see keeruline. Muidu. Kui tunded on head, siis on Jumal hea. Aga tunnetega on kehvasti, siis on Jumalaga ka vist kehvasti. Et seda ei tea. Millegi pärast naised on niimoodi ehitatud, et kõik juhtmed on läbi tundekeskuse veetud. See on päris raske on niimoodi elada. Mina ei ole naine ja ma vaatan, et see on üks õudne jama. Et nii on keeruline. Meestel on selles mõttes lihtsam, natukene mõnevõrra. Aga neil on oma probleemid. Nii et ei ole see kõige olulisem. See selleks. Me ei raja ennast tunnetele. Meestel on samamoodi tundeid, meestel on meeleheidet, meestel on jõuetuse tunnet, mitte hakkama saamise tunnet. See tunnet, et see väljakutse või vastutus, mis mu peal on liiga suur, ma ei jõua seda kanda ja nii edasi. Lõpmatuseni välja. Et meil ei ole kellelgi niisugust asja, et meil oleks täielikult adekvaatne kogu see asi, et me oleksime, no problem, teeme ära, poisid. Ei ole niisugust inimest olemas. Kui sul antakse ülesanne, mis on täielikult väljapool sinu võimeid, siis me saame öelda sulle, tere tulemast evangeeliumi juurde. Kõik need asjad, mida Jumal tahab, et mina teen või sina teed, on täielikult väljapool meie võime. Nii see on. Ja see tähendabki seda, et me peame usaldama Jumalat. Me peame uskuma, et tema ehitab oma kogudust ja kui tema ehitab oma kogudust, me peame tema käest juhtnöörid saama. Ja tema vaim peab meile ütlema, mida teha. Ja tema peab meid viima õigete inimestega kokku. Tema peab meid juhtima õigetesse kohtadesse õigel ajal ja nii edasi. Kuidas me sellega hakkama saame? Vastus on see, et me püsime talle lähedal. Ongi kõik. Ja me ei hakka isegi kuulama seda jama, kui keegi ütleb, et tegelikult ta pole teda üldse olemas. Ma ütleks, et selle jutu mine sõida potilaadale. Me ei raiska isegi aega sellele asjale. Amen. Me ei raiska aega sellele asjale. On mingid mõttemudeleid, mida me lihtsalt ei lase üldse uksest sissegi. Miks? Sellepärast, et me säästame endale teistele väga palju energiat ja aega. Sellepärast, et vaata, see läheb tagasi kuhu? See läheb tagasi maailmakirjeldusse. Milline on sinu maailmakirjeldus? Kui sa usud, et üleloomulikud asjad on olemas, Jumal on olemas, kui sa usud seda, siis sa usud kõike, mida Jumal saab ja on, eks ole. Ja siis ei ole mõtet selle jutuga sinu juurde enam tulla, aga äkki tegelikult pole Jumalat olemas. Vaata see, ütleme niimoodi, et väga paljud kristlased on kaotanud väga palju aega. Võtame piltlikult. Me hakkame ehitama maja. Vundamendi kiviks on see arusaam, et Jumal on olemas. Amen. See on see mõistmine, sügav sisemine teadmine, et Jumal on olemas. Ja kui ma olen maja juba ehitanud 3.4. korrus, varsti on katus käes, juba on aknad ees ja nii edasi, siis tuleb keegi, kes ütleb, kuule, et seda vundamenti tegelikult ei ole üldse olemas, mis sul seal all on. Jumalat see ei ole tegelikult üldse olemas, vist. Ja sa mõtled, et oi, et kas ikka on või ei ole. Ja samal hetkel, kui sa kahtled, see vundament kaob su maja alt ära. Mis juhtub su majaga? Kui vundament haihtub, su maja on kööbakil pikali. Ja sellest majast ei saa enam asja, sa pead nullist alustama uuesti. Nii see ongi. Ja teate, paljud inimeste usuelu ja nende maailmapilt ongi kogu aeg, kas seda pidi kööbakil või teistpidi kööbakil. Nad vaatavad mingit Discovery saadet, kus öeldakse, et Jeesus tegelikult oli abielus Maarja Magdalenaga ja tal olid lapsed ja nii edasi ja tegelikult on seal mingit neitsis sündimist ja nii edasi, üldse kõik see on jama ja nii edasi. Saate aru, mida ma mõtlen? Ja seda serveeritakse sulle teaduse pähe ilusasti. Teadlased on kindlaks teinud, tegelikult teadlased ei ole mitte midagi taolust kindlaks teinud. Ja nii edasi. Inimene usub ja ütleb, ja tema usumaja on kolksti kööbaki. Saad sa aru, mida ma mõtlen? Me ei saa niimoodi oma usku üles ehitada. Vaata, iga päev annab sulle uut informatsiooni. Raadios räägitakse. Teadlased avastavad midagi väidetavalt, eks ole. Inimesed tulevad mingite uute ideede peale ja see kõik on väga tore. Aga ma ei saa ju nende peale elada. Kas sa kujutad ette, et sa saad midagi niisugust elada, ehitada, aga vundament kord on ja kord ei ole ja üks kord haihtub ta hommikul kell 8, teine kord õhtu kell 6 ja siis, ütle mulle, kui kaugele ma ehitusega jõuan, kui vundament kogu aeg haihtub ja tekib sinna nii, kui ise tahab. Sa ei saa mitte midagi ehitada, see on sama hea nagu Carlsoni loos, et ta võttis telekapuldi ja pani seda kinni. Diktor kadus
ilmus siis vastavalt, kui ta nuppu vöötas, ta ütles, et näe, tibuke tuleb ja läheb nii, nagu mina tahan. Eks ole, noh, see on ju väga kena. Aga mis ma saan öelda selle kohta on see, et me usuelu ei saa niimoodi ehitada. Ja see tähendab, et ma saan usuelu rajada mitte sellele, mida keegi arvab või täna mulle ütleb, vaid ma saan usuelu rajada sügavale sisemisele teadmisele. See tähendab, ma panen raadio kinni, panen teleka kinni, ma panen kõik muud asjad, viskan kõik üleliigsed inimesed välja ja mõtlen hoolega läbi, mis asjad need on, milles ma tegelikult täiesti absoluutselt kindel olen. Ja need peavad olema sellised asjad, milles ma olen nõus surema. Ja kui üks nendest asjadest on see sügav teadmine, et su varbaküün ka teab, et Jumal on olemas. Sul ei ole tõestusega, sa tead, et on olemas. Vaat nüüd selle peale saab ehitada. Aga mida ma ütlen, et ära hakka seda üles kaevama. Noh, Karlssoni lugudest, mäletate? Võttis virsiku seemne, viskas ema pelargooniumi sealt potist välja, pani virsiku seemne ja ütles, et siit kasvab nüüd virsiku puu. Tore. Aga järgmine päev ta tuli kohale ja kaevas selle seemne sealt mullasest välja, et näha, kui palju ta on juba kasvanud. Mis arvad, kui palju see niimoodi kasvada saab, kui iga päev niimoodi välja kaevatakse. Loomulikult mitte kuhugi ja loomulikult nii see on. Täpselt meie usueluga on täpselt samamoodi. Et kui me kogu aeg seda üles kaevame, siis me ei jõua kuskile. On mingid asjad, milles me ei saa enam kahelda. Ja see tähendab, et sa pead endale ütlema, et ma ei hakka seda enam üle mõtlema. Ma ei hakka seda juttu üldse kuulama. Kui keegi tuleb ja ütleb mulle, aga tead, Jumalat ei ole võib-olla üldse tegelikult olemas, ma ei kuula seda juttu, ma ei võta seda tõsiselt, ma ei hakka isegi arutlema sel teemal, kas Jumal on olemas või mitte. Ma olen seda juba läbi arutlenud. Teistmoodi sa ei jõua oma usueluga mitte kuskile. Amen. Ja täpselt samamoodi, nüüd on terve rida uusi asju, mida Jumal sinu elus teeb. Need muutuvad sinu jaoks reaalseteks asjadeks. Okei. No, võtame näiteks, kas Jumal puudutas sind? Jah, puudutas. Jah, kas sa tead, et see oli Jumal või oli see inimene? Kindel. Nii, palun, sul on järgmine kivi plokis. Eks ole, sul on plokk seinas. See oli Jumal. Kindel, ma tean täiesti täpselt, et see oli Jumal. See on täiesti, inimene ei saa siukest asju teha. Inimene esiteks ei saa teada mitte ühtegi neist asjadest, ta ei saa, ja tal ei ole võimul midagi niisugust teha üldse. Nii ongi. No, järelikult sa oled lootusetu juhtub. Sa oled kogenud seda. Ja seda ütleb Johannes oma esimeses kirjas ka, et me oleme kogenud, me oleme tundnud ja me oleme uskunud, et Jumal armastust. Me oleme kogenud seda ja me oleme uskunud sellesse armastusse. See ei ole mitte ainult jutt, vaid see on isiklik kogemus selle kohta. Jumala vägi on meid puudutanud. Me oleme muudetud, me oleme vabastatud, asjad on juhtunud, me oleme tervendatud. Nii see ongi. That's it. Nii ongi. Nii et, kuidas ma ütlen, ühtepidi on see usus käimine või vaimuõnnetele ligipääsemine on nagu, ta on üleloomulik, aga samas ta on väga lihtne, ta on naturaalne ja ta põhineb väga selgetele reeglitele. Amen. Üks nendest on usk ja teadmine selle kohta, et see on nii, nagu Piibel ütleb. Need asjad, mida mina olen täna rääkinud teile, ei ole mitte minu välja mõeldes, vaid need on need asjad, mida Piibel ütleb. Apostlite kirjad on need. Need on reaalne ajalugu, kuidas see tegelikult toimus. See viitab nendele asjadele. Mitte see, et mina ütlen nii, et või et Mardile meeldib niimoodi või mulle tegelikult meeldiks, kui see asi niimoodi oleks. Kedagi ei huvita, mis mulle meeldib. Kui ma tahan seda kätte saada, mul tuleb käia seda sama rada, mida käisid need inimesed. Mul tuleb uskuda, mida nemad uskusid, mul tuleb vastu võtta see, mida nemad vastu võtsid. Siis hakkab mulle ka juhtuma neid asju. Nii lihtne see tegelikult ongi. Ja nüüd, mida ma tahan öelda, mida see vaimuõnnetes käimine tegelikult tähendab? Vaimuõnnetes käimine tähendab seda, et üleloomulik Jumal sinu sees püha vaimu läbi annab sulle võimeid, mida sul inimesena ei ole. Täpselt. Sa kohtad kedagi ja sa näed teda ja seda nähes, äkki sa saad aru, selle inimese probleem on selline. Nüüd on, mida sa peaksid küsima? Sa peaksid nüüd Jumalalt küsima, et kas ma pean talle seda ütlema või mitte. On asju, mida sulle näidatakse selleks, et sa palvetaksid. Aga siis on asju, mida sulle näidatakse selleks, et sa läheksid, ütleksid inimesele ja küsiksid, et kas sa tahab, et tema elu oleks selline. Ma sanon, see on arusaadav, eks ole? Võt nii lihtne see ongi tegelikult, kui sa niimoodi mõtled. See ei ole raske. Miks on nende asjade tegemine kerge? Sellepärast, et sina ei tee neid. Sa ei pinguta ja punnita. Ma räägin nii nagu Peetrus ja Johannes, nad lähevad templisse palvetama, nad ei lähe tervendama kedagi. Ja tervendamine juhtus nagu muu seas, nad ei saanud eriti arugi, kuidas see juhtus. Täpselt niimoodi käibki.
Sellepärast Jeesus ütles, et minu kike on kerge, minu koorem on hea. See ei ole see, et me istume siin koos ja katsume Ediga koos välja mõelda, et mida peaks tegema nüüd, kui katsume ikka sedapidi, äkki tuleb mõni vaimuanne veel. Ei, niimoodi tulevad ainult must pesu tuleb välja. Vaimuandeid nii ei saa. Amen. Väga lihtsalt. See ei ole meie punnitamine, see ei ole midagi muud, mida meie teeme, vaid see on see, mida Jumal teeb. Lihtsalt. Aga mida meie peame tegema, ilma milleta see asi juhtuma ei hakka, me peame oma südamed puhastama, me peame oma elud puhastama, peame väga selgeks tegema, mida me usume. Amen. Amen. Ja hoidma Jumalale lähemale. Hoidma Jumalat enese lähedal, väga lähedal. Ja siis tema ise juhatab meid selle sisse. Mõistad, mina ei saagi juhatada sind selle sisse. Amen. Mind peab ka Jeesus juhatama. Sellepärast ongi kirjas, et tema ehitab oma kogudust. Siin ei ole kirjutatud, et pastor ehitab kogudust. Siin on kirjutatud, et Jeesus ehitab oma kogudust. Nii lihtne see ongi. Amen. Kui sa tahad neid asju saada, tuleb küsida sealt, kus on. Nagu üks vana reegel on, kui sa raha tahad, siis tuleb sul kõigepealt minna sinna, kus raha on. Kus raha liigub, mine sinna, kus raha liigub. Vana reegel. Tahad kulda saada, mine sinna, kus kulda liigub. Tahad viina leida, mine sinna, kus viina liigub. Nii on. Kõigi asjadega on nii. Tahad usku saada, tahad Jumala väge kogeda, mine sinna, kus teda on. Mine uuri, mida usuvad need inimesed, kelle kaudu see asi liigub. Ja tead, me oleme nüüd aastakümnetega väga selgeks saanud, mida need inimesed uskusid. Meil on see asi on nüüd nagu käes ja see ongi üks põhjus, milleks ma täna räägin nendest asjadest. Seepärast, et mina usun, et Jumal tahab ühe plahvatuse korraldada siin. Ma olen täiesti kindel, ja ma usun tegelikult veelgi enam, ma arvan, et see plahvatus on otsapidi käes juba. Tegelikult, amen. Aga meil on see lugu, et me peame oma ajud korda saama. Muidu meie ajud lähevad, tead sa, nagu oled sa näinud inimesed, kes koperdavad oma enda jalgade otsa. Ükskord oli minu oma poeg tegi sellise asja, ta tahtis noorematele lastele näidata, kuidas ei tohi oma jalgu panna, et siis võib koledasti ja valusasti kukkuda, siis ta murdis oma jala ära seda tehes. Et tead sa, see oli õppetund küll, jah, aga natuke tobe, eks ole. Et meiega võib sama asi juhtuda muidu, et kui meie mõtlemine seal all ei ole selge ja me ei ole otsustanud ja need asjad ei ole meie jaoks läbi mõeldud, siis kui Jumal hakkab tegutsema, me võime käru pealt maha kukkuda lihtsalt. Ja asi võib minna emotsioonide peale üle. Asi ei tohi olla emotsiooni peal, kas saad aru? See on väga põhimõtteline asi, asi on alati Jumala sõna peal. Asi on alati Jumala sõna peal, veel kord, asi on alati Jumala sõna peal. Ja veelgi enam, asi on alati Jumala kui isiku peal. Mitte inimese kui isiku peal, vaid Jumala kui isiku peal. Jumal ei ole teooria, Jumal ei ole mingisugune pilt seina peal, ta ei ole mingisugune idee. Jumal on keegi, kes on reaalselt olemas ja tema ihu on lihtsalt väga teistsugune kui meie ihu. Me ei näe teda nende silmadega ja õnn, et ei näe, me lihtsalt laguneksime koos lahti, kui me teda näeksime. Aga ta ei näita ennast meile niisugusena, enne kui meil on samasugused ihud nagu tal. Siis me näeme teda sellisena, nagu ta tegelikult on. Eesti keeles öeldes me näeme sellist olendit, kes võtaks meil piltlikult kõhu lahti. See on niivõrd vägev ja niivõrd hirmuäratav olend ja ta on inimese sarnane või inimese kujuline selles mõttes, et me oleme tegelikult tema kujulised, mitte vastupidi. Eks ole? Amen. Saad aru? Ja meil on see olend. Tema on Jumal. Meil on vaja teda tundma õppida. Meil on vaja temaga suhelda. Halloo? Kas sind segab, et me teda ei näe? Kelledki küsiti kunagi, et kas sul on vahest niimoodi, et sinuga keegi nagu mingid hääled räägivad sinuga, sa ei tea, kes räägib ja kus nad on või kes need hääled on. Ja ma ütlesin, et jaa, kogu aeg. Millal siis? Iga kord, kui ma telefoniga räägin. Et see, ja, nii on, jah. Nii on, et tead, me võime ka sattuda nagu väga sellesse kuidagi nagu rusutusse sellest, et me ei näe Jumalat. Tead sa, mis? See ei muuda absoluutselt, et me teda ei näe. Ta on olemas, tema vägi on siin, tema sõna on siin, tema tõotused on siin, kõik on olemas. Meil ei ole tingimatult vaja teda näha. Las ma ütlen sulle, kas sa oled näinud raha panga keldris, et seal tõesti raha on? 99,99,99% inimesed pole iial näinud, mitte mingit raha. Sulle piisab sellest, et sinu arvele laekub pangast raha ja kogu lugu, kõik. No ju siis on, kuskil, eks ole. Ja kus täpselt, millises keldris pole isegi oluline, tähtis on, et on. Ja nii ongi, täpselt sama asi puudutab vaimuandeid ja Jumalat ka.
Nii et tegelikult, mis asi see usk on või mis asi see Kristus sellisel kujul on? Ta on tegelikult vahetult Jumala enese tundma õppimine. Ta on isiklik suhe Jumalaga, ta on suhtesse astumine selle Jumalaga, kes on loonud kõik asjad. See on kirjeldamatult võimas olend, kes käib meil täielikult üle karbi, aga ta on endale ennast teinud meile arusaadavaks. Ta on juba 5000 aastat üritanud inimkonnale ennast arusaadavaks teha. Ja kõik need asjad, mida ta on öelnud, endast rääkinud, need on siin raamatus koos. Need on siia kirja pandud. Ja mida me täna ütleme, ongi väga lihtsalt see, et meil on võimalik seda lugeda, meil on võimalik sellest aru saada. Ja kui me seda teeme, mida ta on ütelnud, ta on öelnud ja kuidas see avaneb meile. Meil on vaja seda lihtsalt uskuda, see hakkabki meile avanema. See ongi lihtsalt, see ongi tegelikult niisama lihtne. Kui me ütleme, ei, mina seda ei usu, ma olen niisugune realist. No ma ütleks, et siis sa ei ole lihtsalt realist, sa oled lihtsalt loll. Midagi ei ole teha, sellepärast, et tead sa, miks pärast? Mina olen ise niisugune realist olnud. Miks pärast? Sellepärast, et mina mõtlesin, et mina usun ainult neid asju, mida ma saan käega katsuda. No täna paraku pool maailma on selline juba, mida ma ei saa käega katsuda. Ma ei näe mobiili, ma ei näe, kuidas YouTube tuleb minu telefoni. Ma ei saa seda vist uskuda, et ta üldse olemas on. No, vaata, kui keeruliseks saab inimene lollusega oma elu teha, on ju nii? Ma ei näe ju teda, kuidas ta saab olemas olla. No aga minu näed telefonis teisel on olemas ja mul on ka, aga kuidas ta sinna saab, keegi ei tea. Eks ole? No, et me võime ju väga lolliks minna seda pidi rääkides. Tegelikult pool elu on nähtamatu. Piibel ütleb ka, et nähtamatud asjad on igavesed. Nähtavad on ajalikud, need on ajutised. Aga nähtamatud asjad on igavesed. Jumala sõna kohta ütleb Piibel veel seda, et kes usub Jumala sõna, see jääb püsima. Ja see, kes teeb Jumala sõna, see püsib igavesti. Kes teeb Jumala tahet, see püsib igavesti. See, kes teeb mingeid muid asju, hajub ära, teda ei ole. Aga see, kes teeb Jumala tahet, see püsib igavesti. Amen. Nii et meil on väga palju ütlusi, mida Jumal on öelnud oma rahva kohta. Ja minu meelest on üks asi, mida me peame siin kogudus tegema, on see, et me peame hakkama neid välja kirjutama ja me peame hakkama neid pähe õppima ja me peame hakkama neid tõene võtma. See on meie identiteet. Saad sa aru, kui me elame hommikust õhtuni info väljas, mis ütleb, et ei ole olemas midagi. Saad aru? Ja siis tuleb mingisugune järgmine onu kuskile Discoverysse või National Geographic'usse või ma ei tea, Eesti Ringhäälingusse, ütleb, et tegelikult ei ole Jumalat üldse olemas. No ja võib-olla mingisugune kuskil on, aga see on hullud oma ja seda me ei usu. Ja noh, saad aru, mida ma mõtlen. Ja sa elad kogu aeg sellises info väljas. Aga kurjad vaimud on muidugi olemas. Ja neid kummardada, iga normaalne inimene kummardab juba mingit kurja vaimu, eks ole. Kõik on normaalsed, on ju. Kuidas sa siis, kas sa ei kummardagi kurja vaimu? Kõik kummardavad ju. Aga jumalad muidugi ei ole olemas. No võib-olla jah, no kurjad vaimud on olemas, isegi kurat vist on olemas, aga no, sellest ei tohi kõva häälega rääkida. Aga jumalad, ei ole jumalat, muidugi ei ole olemas, loll oled peast. Ei ole mingit jumalat. See on infoväli, mida meile hommikust õhtune antakse. No vot see ongi see, et sa lased ennast sellest häirida või sa ei lase ennast sellest häirida. No vot näe, siin ongi see. Jällegi, me peame tegelikult selle infomüra sees otsustama ära, mis see on, mida me usume. Mis see on, mida me usume, kuidas me usume, miks me usume. Ja kui selle raamatu suhtes ei ole võimalik kahte seisukohta võtta, see on kas tõsi või see raamat tuleks hullumaja viia kiiresti. Või utiili anda kiiresti. On palju inimesi, kes on otsustanud, et nemad tõestavad, et see on jama. Neist eranditult praegu kõigist on saanud kristlased. Nad on hakanud tõestama, et seda ei ole olemas, see on jama, see ei saa niimoodi olla ja nad on kõik praktiliselt leidnud, et see on siiski niimoodi. Nii et ühesõnaga, millega me oleme silmitsi tõsiasjadega. Ja nüüd on küsimus selles. Jeesus on see, kes on maailma loonud. Mõni ütleb, ei, Jumal lõi. Mul on sulle uudis, et Jeesus ongi Jumal. Jah. Et hakkame kaklema selle üle, kui palju ta Jumal on. Täiesti piisavalt, et teda isa ja püha vaimuga koos austatakse. Täiesti piisavalt. Piibel ütleb, et ta ei arvanud endale eeliseks olla Jumalaga võrdne. Apostel kirjutab meile, et tema läbi, tema kaudu ja tema jaoks on kõik asjad üldse loodud. Palun, ma ei tea, see maailm, meie siin sinuga, me eksisteerime sellepärast, et tema arvas nii, et ta ise lõi selle ja see on tema jaoks loodud. Tema hoiab seda oma sõnaga kõik üleval. Kui tema enam ei arva, et Marti on vaja, siis Mart lakkab olemast. Kui ta ütleb, et mis Marti puutub, ma tegin tegelikult nalja. Ja ei olegi enam Marti. Saad aru, mida ma mõtlen? See on tegelikult niimoodi. Kui see, kes tegi kõik asjad,
Tema teab täpselt, kus see tehtud on olnud tõus. Kui mina ehitan maja, sa võid tulla minu maja kohta küsima, kuidas see ehitatud, ma võin sulle täpselt öelda, kus miski on. Väga olulised detailid, mida sa pead teadma. Kui tema ehitas midagi, siis ta teab, kuidas see käib. Ja see, kes ehitas, see kõik selle legi, tema ütles sulle, kuidas see töötab. Kuidas inimesed selle reageerivad, ütlevad, ei, mina ei usu. Ei, mina ei usu. Me teame paremini. No näita siis, kuidas sa tead. Ei tahaks nagu hästi näidata. Tegelikult niimoodi ongi. Aga Jeesus ütles, kuidas see töötab. Ta ütles jüngritele, kuidas see töötab. Tema elus see töötas. Ja täpselt nii, nagu ta ütles, töötas see jüngrite elus ka. Ja see on töötanud muide tänase päevani välja, töötab üle maailma tänapäevani. Täpselt samadel alustel, nagu me oleme täna rääkinud. Nii et meil on ainult 2 varianti. Me kas järgime seda ja saame kätte need samad asjad või ütleme, et see on võimatu, see on jama ja seda ei ole olemas ja siis me loomulikult ei saa seda kätte. Mis sa arvad, kui keegi on kirjutanud sellise paksu raamatu selle kohta, et lendamine üleüldse on võimatu? Kas selle isiku käest saaks õppida lendamist? Ma ütleks, et keeruliseks läheb. Ja lendamiseni tõenäoliselt ei jõua. Mina läheks õpiks lendamist nende käest, kes lendavad. Iga päev. Ja see šans, et mina ka lendama hakkan, on sel juhul päris suur. Aga nende juurde, kes ütlevad, et lendamine on kahjulik, ohtlik ja seda ei ole üldse tegelikult üldse olemaski, nende juurde ma õppima ei läheks. Siin pädeb täpselt sama reegel. Kui sa näed kedagi, kelle elus need asjad toimivad, mine küsi tema käest, mida ta usub. Ajalugu näitab, nad kõik usuvad täpselt ühte sama asja. Ja need on need temad asjad, millest me oleme täna rääkinud. Et me teame, et need on võtmed. Vaata, Jeesuse suurim etteheide variseridele omal ajal oli see. Ta ütles, et te ei lähe ise kuningriiki sisse. Ja neid, kes tahavad sisse minna, neid te takistate. Ja ta ütles, te olete tunnetuse võtme ära võtnud. Aga tegelikult see võti on antud kõigile, kes usuvad. Meie käes on täna tunnetuse võti. Me võiksime öelda seda, et meil on tunnetuse võti olemas. Mitte sellepärast, et me oleme nii head, me oleme paremad kui variserid. Ei, me oleme igaüks piisavalt variserid iga päev. Aga ma mõtlen, et Jumala armust on meil see arusaam olemas. Jumal oma helduses on kinkinud selle meile. See ei ole meie tarkusest. Aga me teame, kuidas need asjad on. Ja selle tõttu meil on ligipääs nendesse asjadesse. Okei. Nüüd tõmbame sellele täna joone alla. Me tahtsime täna sellest rääkida kindlasti. Mingisugune järgmine koosolek me võtame ja meil on vaja hakata praktiseerima neid asju. Täiesti konkreetselt kohe. Me hakkame palvetama ja vaatame, mida Püha Vaim annab teha. Ja uskuge, ta annab teha. Sellepärast, et ta on reaalselt olemas. Nii ongi. Ma võin sulle öelda, et siis lähevad koosolekud huvitavaks. Siis saab teooria otsa, siis hakkab praktika ja siis läheb asi huvitavaks, sest sa kunagi ei tea, mis juhtuma hakkab. Ei, see on väga huvitav. Amen. Aga tead sa, need asjad on Jumala laste pärand. See on kõigi Jumala laste pärand. Amen. Kiitus Jumalale. Kui me usume Jeesust, siis Jeesus ütles, et need samad asjad, need tunnustajad järgivad neid, kes usuvad. Nad teevad neid samu asju, mida mina tegin. No, nii see ongi. Nii et ma tegelikult näen 2 asja. Esiteks, et inimeste ajud on mingid solkide täis aetud pikalt, mis juhib neid Jumalast eemale ja mitte usaldama Jumalat ja tema sõna, vaid vastupidi kahtlema selles sõnas. See on esimene. Teiseks ma näen, et Jumala püha vaimu on palju rohkem igas inimeses kohal, kui keegi isegi julgeb kahtlustada. Nii et Jumal ei ole, nagu Piibel ütleb, kaugel ühestki meist, vaid ta on mitte lähedal, vaid ta on lausa kohal. Amen. Kolmandaks, väga tugev usk on paljudele, et ei, mina ei saa ja minul ei ole. See on jama, sa saad ja sul on juba. Okei? See on Piibli sõnum ka. Ja neljandaks, kui keegi veel milleski kahtleb, siis päris lollidel on see mitu korda kohe kirjutatud, et see on igaühele, kes usub. Need igaüks on seal Piiblis kohe päris pikalt korratud. Igaüks. Mina omal ajal nii rõõmustasin selle üle, oi jeekil. Igaüks, see tähendab, mina olen küll igaüks. Ma otsustasin nii nagu Oskar Lutsu teoses, tead, kui Toots ja Lible otsustavad minna kiire kihlusele. Nemad otsustasid, et nemad lähevad, said küll teada, et kihlus jääb ära, aga läheme sinna raja talusse kohale, ajame jalad arki ja küsime viina ja õlut. Mina mõtlesin ka, et mina ajan jalad arki ja lähen küsin Jumala pärandit. Mõtlesin, kui see igaüks on, siis ma ajan jalad arki ja tahan seda saada. Täitsa kindlasti kohe. Ütlen, et täpselt andke mulle seda. Mina tahan seda saada.
Ma ei taha kuidagi ilma jääda sellest. Tead, kui nõme on elada, kui siuke asi on sulle kättesaadav. Ja sa elad ilma selleta. See on ju ikka, oled nõus, see on ikka igitobe. See on ikka nii mööda, et lihtsalt kohe, lihtsalt sõnu ei ole. Midagi ei ole teha. Aga me ei ole need inimesed, kes jätavad selle niisama. Jumal on meeletu hinna andnud, maksnud, et meil tavalistel inimestel võiks olla üleloomulik jumalik pärand meie sees. Amen. Ja ta on juba vabastanud selle kõigile, kes usuvad. Amen. Ja sellepärast see ei ole kaugel. See ei ole mägede taga. See ei ole kättesaamatu. See on siin samas. On vaja kinni haarata sellest ja hakata vastu võtma seda. Nii nagu Jeesus instrueerib meid. Amen. Vastavalt tema sõnale. Kiitus Jumalale. Amen. Täna tõmbame siia selle koha peale joone. Aeg on kiiresti läinud. Oled sa nõus? Väga kiiresti läheb. Kui sa räägid Jumala sõnast, siis läheb kähku. Amen. Isa taevas, me täname sind sinu sõna eest. Me täname Jumal sind selle eest, et sinu kallis pühavaim on siin. Me täname sind Jumal selle eest, et sa oled andnud meile ligipääsu oma sõnasse, oma vaimu ja oma pärandisse. Ja täname Jumal, et see on iga ühele, kes usub. Ja ma täname issand ka selle eest, et see ei ole mitte tarkuse alusel, ei ole hariduse või harimatuse alusel, ei ole mingisuguse võimekuse või võimetuse alusel, ega mitte millegi muu alusel, ei ole vanuse ega soo alusel. Vaid Jumal, see on lihtsalt iga ühele, kes usub ja see on usu alusel. Ja selle usu oled sina kinkinud iga ühele. Jumal, me ei ole ise tulnud sinu juurde, sina oled meid tõmmanud. Kõik see töö algusest saadik on sinu töö ja see on üleloomulik. Ja sina oled Jeesus oma vaimu läbi, oma püha vaimu läbi oled rajanud kogudus oma vere läbi ja oma eluga. Issand, kui sina oled see vaim, see elavaks tegev vaim, issand, siis ma tänan, et sina teed oma koguduse elavaks imedes ja tunnustähtedes ja kõiges üleloomulikus tundmises ja liikumises ja teadmises. Nii et kogudus tõesti on täiesti ebamaine asi peaaegu, et sellest keset seda pimedat maailma, et inimesed võivad tõesti tajuda ja tunda ja kogeda, et sina kui elav Jumal oled olemas, sa oled kohal ja sa oled varsti tagasi tulemas siia maailma. Tänu olgu sulle, issand Jeesus. Amen.